Armsad vaatajad, taaskord oleme oma meeskonna ja kaameratega matkamas piibliradadel, oma piiblimatkade seikluseid teiega jagades. Kuid veel enne, kui alustame uue sarja episoodide filmimisega, tahame teiega jagada veidi taustalugu ja ülevaadet sellest alustatavast sarjast. Piiblit on väga kosutav lugeda ja uurida. Ja see on meile, kes usume piiblisõnu, meie elu keskseks juhtivaks suunaandjaks ja ilmutuseks, millele rajaneb meie elu usk. Kuid lugedes piibli sündmusi, kas paberversioonist või nutiseadmest, saame sellest kahemõõtmelise pildi. Meie kujutlusvõime loob meie meelde pilte loetavatest kohtadest ja sündmustest, mis seonduvad meile tuntud paikadega meie omal maal, kus elame. Näiteks ennem, kui me esimest korda külastasime Petlemma linna, oli minu ettekujutlus Petlemma karjastest, kes jõuluööl karjatsesid lambaid kusagil lõkke ääres, selline, et justkui jaanipäeva aegne Eestimaa heinamaa, kus on roheline rohi põlvini, kus on lilled, kus on selline idüll. Kuid kui me esimest korda külastasime Petlemma, siis ma kogesin suurt üllatust. Petlemmas ei olnudki rohelisi aasasid, vaid see on hoopis mägine piirkond, kus karjased karjatsevad oma lambaid järskudel rohuvaesetel mäenõlvadel. See oli minu jaoks täiesti suur ilmutus ja see purustas täielikult minu idüllilise ettekujutluse, mis mul oli lapsest peale olnud. Selliselt muutub meie pilt ja arusaam, kui avame piibli seistes nendes kohtades, kus loetavad sündmused tegelikult aset leidsid. Meie kujutlused muutuvad tegeliku olustiku nägemiseks. Kõndides siin maal, kus on meie elu lähtepunkt, hakkame hoomama kauguseid, maastikku, loodust ja vastused saavad paljud küsimused, mis meie põhjamaises kultuuriruumis piiblit lugedes jäävad lihtsalt arusaamatuks. Sellepärast on meie saadete visioon rännata koos sinuga piiblisündmuste toimumise epitsentris. Kuid võib-olla räägiks natukene algusest, kust me üldse saime selle mõtte, et hakata tegema siin maal neid kõrbesaateid ja muid saateid, mis me siin teinud oleme. Mäletan, et oli aasta 2017, kui Jeruusalemm tähistas oma 50. taasühinemise aastapäeva. Olime kõndimas Iisraeli pealinnas Jeruusalemmas ja ühtäkki kostus minu sees nagu selge hääl. Mida sa oled teinud selle linna jaoks? Paljud on teinud selle linna jaoks väga palju. On võidelnud selle eest, andnud oma elud, et see linn oleks ühendatud. Ja mina mõtlesin kohe enda sees valmis sellise vastuse, et jah, ma olen toonud siia palju inimesi, kes on saanud õnnistatud ja on kogenud tõesti piiblit elavana. Aga ma kuidagi tajusin, et see ei ole piisav. Ja äkki tuli mul selline mõte, et mis oleks, kui teeks ühe sellise telekõlbuliku saate Jeruusalemmast. Nagu ajaloost, algusest peale kuni tänapäevani, läheks läbi piiblisündmuste ja erinevate ajaperioodide. Ja nii sündiski see visioon minu sees. Hakkasin sellega vaikselt liikuma, kuigi see tundus sellel ajal täiesti ilmvõimatu. Aga on huvitav, et kui Jumal küsib su käest ühe küsimuse, siis temal on vastus selle jaoks juba täiesti olemas. Ja nii hakkaski tulema kokku meeskond, hakkasid tulema kokku ressursid ja võimalused ja ajad ja hetked ja me saime selle saate tehtud. Ja see oli üks suur või väike algus suurele asjale. Sealt algas peale meie töö Iisraelis kaameratega rännates mööda seda maad. Sellest alates hakkas formeeruma meie põhimeeskond, kellega koos oleme söönud ära palju hummust ja aina uusi ideid genereerinud
uuteks projektideks. Meie vabatahtlike ühendus kannab nime One Media, mis väljendab meie visiooni ühendades seda üht ja ainust. Me oleme juba teinud 3 hooaega saateid teemal piiblimatkad kõrbes, kõndinud meie usuisa Abrahami jälgedes ning käinud kaameratega piiblisõnumi jälgi otsides ka teisel pool Jordani jõge. Oleme produtseerinud mitmeid koduseid stuudioprojekte nagu Alguse raamat, Rutilugu ja Tuhast troonile Ester, mida on võimalik näha TV7 Eesti ja osaliselt ka Soome TV arhiivides. Kuid tulles tagasi selle sarja juurde, mille tootmist oleme nüüd alustamas järjekordselt, pean ütlema, et see sari on eriline 2 põhjusel. Esiteks, see saab olema kõige pikem sari, mida me üldse kunagi oleme tootnud siin Iisraelis. Ja teiseks, see saab keskenduma maailma kõige olulisema isikule, Jeesusele. Ja selle sarja nimi on Jeesuse jalajälgedes. Sari Piiblimatkad Jeesuse jälgedes viib meid järgima Jeesuse elu juba igavikulisse minevikku. Enne tema sündi, alates tema sünni ettekulutusest Naatsaretis, kuni tema maapealse missiooni lõpuni, mil ta taevasse tõusis. Peab ka mainima seda, et meie saade, mida me praegu siin filmime, terve see sari, millega me oleme rändanud Iisraeli põhjast kuni Eilatini välja, toimub hetkel, millal on Iisrael sõjaseisukorras. Ja siis teatud hetkedel te võite ka kuulda taustahelina F-16 lendu üle meie pea. Ja me ütleme, et Jumal on meid siiamaani hoidnud kohtades, kus me oleme olnud. Ja kui me täna oleme seda episoodi filmimas siin Eilatis, siis praegu just, kus me alustasime seda sarja filmimist, Galilei järve ümber, just sinna on maandunud ka raketid ja seal on praegu õhuhäired. Kui me seal olime, siis neid ei olnud. Ja eile näiteks oli, Jumal hoidis meid, me olime kõrbes ja oli Eilatis häire, nii et Jumal hoiab. Ükskõik kuhu sa lähed, Jumal hoiab sind. Kust aga lähme Jeesuse jalajälgi üldse otsima? Millistes kohtades Jeesus käis ja mida ta külastas oma eluaja jooksul? Jeesuse ajal oli liikumine üsna piiratud transpordi ja teede võrgustiku puudumise tõttu, siis peaks ütlema, et ta viibis suhteliselt laial territooriumil võrreldes sellega, kui palju tol ajal liiguti. Kõigepealt reis Egiptusesse koheselt peale Jeesuse sündi, kus püha perekond veetis ilmselt mitmeid aastaid, kuid millest ei ole üles tähendatud ainsatki rida. Sealt naastes aga siirdusid nad tagasi Naatsareti Alam-Galileasse, kus Jeesus kasvas üles. Igal aastal toimusid juutide palverännakud Jeruusalemma, millest Jeesus tõenäoliselt võttis osa, sest et ta oli ikkagi poiss ja ta kasvas üles ja tema vanemad teda selliselt kasvatasid väga sellises uskliku ja toora nagu vaimus. Ilmselt ta reisis siis igal aastal Jeruusalemma ja piibel räägib meile nendest kohtades, kus nad seal tee peal peatusid ja ka nendest seiklustest. Umbes 30-aastaselt alustas Jeesus oma teenistust ja kolis koheselt Kapernauma. Sealt ta rändas korduvalt kaugele linnadesse ja ka tänase Liibanoni territooriumile. Ta rändas Hermoni mäejalamile ja teisele poole Jordani sellesse piirkonda, mida kutsutakse Dekapoli linnadeks. Galilei järve piirkond oli tema teenistuse põhiala. Seal olid tal hästi rahvarohked teenistused, kus väga palju inimesi said terveks, kus ta väga palju jutlustas ja kuulutas. Ja
see oli niivõrd intensiivne teenistus, et Jeesus oli vahest nii väsinud, et neil ei olnud aega puhatagi. Ja ühel korral isegi ütleb seda, et ta oli nii väsinud, et ta jäi paadis tormi ajal, kui laine käis üle pea tal tekina, magama. Jeesuse teenistuse alguseks loetakse tema ristimist Jordanis. See täpne koht oli Jeeriko kohal, teisel pool Jordani jõge. Ja seal oli ristimas tema nõbu Johannes. Seda kohta nimetatakse ka tänapäeval Betaaniaks, sealpool Jordanit. Tihti läks ka Jeesus oma teenistuse jooksul sinna tagasi, et olla varjul oma tagaajajate eest. Evangeeliumid räägivad meile veel Jeesuse viibimisest Jeerikos, kus ta parandas pimeda ja ööbis tollimeeste ülema Sakkeuse majas ning tema korduvast viibimisest Betaanias, mis asub Õlimäe teisel pool Marta, Maarja ja Laatsaruse juures. Siis muidugi Jeruusalemmas, kus tema koosolekut ei olnud väga rahvarohked, nii nagu Galileas. Siin ta parandas mõned üksikud haiged, vestles paljude inimestega, kuid ka vaidles oma oponentidega ja lõpuks valis selle linna, et toimetada seal kogu maailma lunastustööd. Kuid me alustame sarja aga ühe hoopis teistsuguse episoodiga, milles läheme tagasi Jeesuse igavikulisse minevikku. Veelgi kaugemale kui tema sünnihetk Betlemmas. Räägime sellest, kes oli Jeesus ja mida ta tegi enne, kui ta tuli oma missioniga maailma. Siirdume Jeesuse lapsepõlve koju Naatsaretti, kus elas Jumalast valitud neitsi heebrea nimega Mirjam. Ajame jälgi, mis tänaseni säilinud kohast, kus ilmus ingel Gabriel Maarjale. Uurime, milline linn oli Jeesuse sünniaegne Naatsaret ja milline on see tänapäeval. Järgmisena asume teele koos Joosepi ja Maarjaga raskele teekonnale Galilea Naatsaretist Juuda linnakesse Betlema, kuhu nad olid oludes sunnitud minema. Keegi ei sooviks ju vabatahtlikult viimaseid kuid raseda naisega loksuda eesli seljas üle Samaaria ebatasaste mäeseljandike. Kuid nii oli kirjas aegade raamatus, et nad pidid olema seal sel ajal. See polnud vaid olukordade kokkusattumine, see polnud ebaõnn, vaid see oli jumalik ettemääratus. Selle noore paari jaoks oli asi väga kaugel pühaöö hardusest ja lausa romantilise idüllilise tseenina kujutatud sõimes magavast rahulikust beebist, kellest kogu maailm jõulude ajal laulab. Ja loomulikult käime ühes maailma vanimas järjepanud toiminud kirikus, mida tähistatakse Jeesuse sünnikirikuna ja mille keldripõrandal on sõime asukohta tähistav hõbedane täht. Läheme isegi korraks Egiptusesse, et mõelda, kus kandis võisid Jeesuse vanemad seal redutada, sest Herodesel olid sidemed ka Egiptuses, et leida sealt oma konkurent ülesse. Aga jätkame taas Naatsaretis, kus Jeesus kasvas ja sirgus poisist meheks. Üks võrratu episood on see, kus külastame Naatsareti külaparki. See esimese sajandi aegses elu taastatud väljapanek on pargi rajajatelt tegelikult ülimalt hästi õnnestunud. Isegi giidid on seal riietatud nagu Jeesuse aja inimesed, kes sel ajal Naatsaretis olid. Ja meile räägitakse ja eksponeeritakse seal kõiki, millega tegeleti Jeesuse päevil. Seal on karjakasvatajad, põllumehed, potissepa, kangakudujad ja muidugi kõige olulisem puusepa töökoda, kus oma isa Joosepi kõrval töötas ka Jeesus. Kui Jeesus alustas oma teenistust, lahkus ta oma kodulinnast ja siirdus elama Kapernauma.
millest sai tema uus missioonibaas. Enamus evangeeliumitest kirjeldatud sündmusi leidiski aset just selles Galilea järve piirkonnas. Kuid enne veel, kui Jeesus alustas oma maapealse teenistuse, käis ta ühes pulmas Kaana linnas, mis oli Natsareti naaberlinn. Täna on need kaks linna isegi nii suureks kasvanud, et nendest on saanud peaaegu üks linn. Siin leidis aset Jeesuse esimene ime, mida ta tegi oma ema palvel. See sündmus tõestab meile seda, et Jeesus ei olnud selline depressiivse väljanägemisega surm, tõsine rabi, vaid ta oskas ka lõbutseda ja elust rõõmu tunda. Leiame üles selle koha ja räägime tema esimese ime tagamaadest. Seejärel aga läks Jeesus tagasi Juudamaale, Jordani äärde, kus ta palus, et tema nõbu Johannes, kes ristis inimesi meeleparanduse ristimisega Jordanis, ristiks ka teda. Pärast Jeesuse ristimist avanesid taevad ja isa kinnitas ülalt oma poja sõnakuulelikkust. Seejärel siirdus Jeesus Juuda kõrbe 40 päevaks, paastudes ja oli kuradi kiusata. Jälgime Jeesuse kiusatusi Kiusatuse mäe kloostrist ja tema vaimuväest tagasi siirdumist Galileasse. Enamus suuri masskoosolekuid, kus ta parandas lugematul hulgal haigeid, toimusid Galilea järve kallastel. Kõnnime kohas, kus Jeesus jutlustas oma kuulsa mäejutluse, külastame mitmeid kohti, kus võib sõna otseses mõttes leida Jeesuse jalajälgi ja tema puudutust. Üks väga eriline episood, mis kõneleb sündmustest, kus Jeesus tõusis üles kõrgele mäele, kirjeldab Lehtmajade pühaaegset juhtumit, kus Jeesust kirgastati tema 3 jüngri nähes. Tõuseme üles taaborile, meie küll autoga, kuid Jeesus pidi sinna tõusma ronides. Sellel mäel ilmusid talle Mooses ja Eelia ning nad rääkisid Jeesusega tema lunastustöö detailidest, mis pidi peatselt Jeruusalemmas aset leidma. Taabori mägi on väga eriline, see on justkui oleks keegi muna Iisraeli tasandikust läbi lükanud. Selle mäetipus on aga üks väga erakordne Antonio Berluzzi arhitektüüri šedööver, kirik, kuhu ta oma võlvidesse ja mosaiikidesse on põiminud selle sündmuse, mis seal on toimunud. Sellel võlvidel võib näha Eelia ja Moosese kohtumist Jeesusega ja seda vestlust, mida nad seal omavahel siis kõnelesid. Ja muidugi viime teid ka paadisõidule Galilea järvele ja näitame teile kaamerasilma läbi just samu kaadreid, mida Jeesus nägi samalt järvelt, kui ta väikeses kaluripaadis siin seilas. Järve ümbritsevad mäed on siin seisnud ligi 2000 aastat muutumatuna. Just valminud keiser Tiberiase auks ehitatud lõbulinn Tiberias, kus Jeesus ilmselt mitte kunagi ei käinud. Kinnossaar ja Kapernaum olid linnad, mida Jeesus paadist vaatles. Osasid neist ka sõideldes nende uskmatuse pärast. Galilea on tõepoolest väga kaunis ja eriline piirkond, kus on alati väga raske lahkuda.
siinseid maastikke ja vaateid on raske mitte imetleda. Kuid just siit Galileast alustas kunagi Jeesus oma viimast teekonda Jeruusalemma poole. Ta teadis, et seal ootab teda ees kannatus, ristilöömine. Ometi ta ei põgenenud oma saatuse eest ega valinud kergemat teekonda, vaid ta läks julgesti edasi, täites oma saatuse. Jeruusalemm on Jeesuse sõnade kohaselt suure kuninga linn. See on linn, mida kuningas Taavet ehitas väikesest jebuuslaste linnusest oma pealinnaks. Jeesuse ajal oli see maakeskus, kuhu tulid iga-aastaselt palverändurite hordid, sest siin asus ainus Jumala poolt valitud ja määratud Jumala kummardamise paik, Jumala tempel, mis oli ehitatud Jumala täpsete instruktsioonide kohaselt. Tempel aga oli Herodes suure arhitektuuri tippsaavutus. Ehitises oli nii palju kulda ja marmorit, et see lausa sätendas tõusvas päikeses silmi pimestavalt. Ja kroonik Joosef Flaviuse sõnade kohaselt oli see nii kirkalt lumivalge, otse kui Hermoni mäe säravvalge lumine tipp. Jeesus armastas seda linna, kuid tema viimane tulek siia oli talle väga raske, sest ta teadis, mis teda siin ootab. Vaatamata sellele, et see oli talle nii raske, läks ta oma saatuse poole ja täitis selle, saades Jumala viimaseks ohvri talleks, kes kannab kogu maailma patud. Jeruusalemmas aga kõnnime kohtades, kus Jeesus tegi imesid, parandades haigeid ja räägime teile Jeesuse eskatoloogia õpetusest, mida ta kõneles oma jüngritele Õlimäel istudes. Teeme ka meie niisamuti vaadates 2 milleeniumit hiljem, kui lähedal võiks Jeesuse teine tulek täna olla. Loodame vaid, et see ei juhtu meie saate filmimise ajal, sest siis toimub suur maavärisemine ja Õlimägi pooldub 2 osaks. See ei ole kindlasti parim ajahetk Õlimäel viibimiseks. Viime teid samadele linnatänavatele, kus kord kõndisid Jeesuse sandaalides jalad. Ja need tänavad on säilitanud oma ajaloolise ilme kuni tänini. Me võime isegi märgata sel tänaval vanu Rooma-aegset 2000 aastat vanu kive ja sõna otseses mõttes panna oma jalad sinna kohtadesse, kus kord kõndis Jeesus. Erilise tähelepanu paneme Jeesuse viimase 24 tunni sündmustele. Need on kindlasti olnud maailma ajaloo kõige olulisema ööpäevatunnid. Järgime neid sündmusi mitme episoodi vältel, alates Jeesuse võitmisest Betanias kuni tema taevasse minemiseni. Usume, et see sissejuhatus Jeesuse jälgides saarjale on äratanud sinu vaimu jälgima meie saateid ja kõndima koos meiega sellel maal, mis on püha. Sest siin maal on astunud inimese poja, Jumala poja, siia maailma sündinud kõige olulisema isiku jalad. Ma mõtlen, et kuhu veel sa tahaksid panna oma jalgu, kui mitte Jeesuse jalajälgedesse. Need saated jutustavad teile just nendest jalajälgedest. Jeesuse elu sünnist surmani on saatnud suured Jumala imed. Ta ei olnud vaid erakordne inimene, kes on möödaminnes väisanud planeeti Maa, vaid see, kelle läbi on tekkinud kõik. Või
loodud kõik, kaasa arvatud meie ise ja kõik püsivad koos ainult tema pärast. Mulle väga meeldib see näide, kui me kujutaksime ette, et kui jõuluöösel hoiab Maarja oma beebit Jeesust oma kätel ja vaatab tema silmadesse ja mõtleb, et beebikene, mina andsin sulle elu, mina olen sinu emme, siis tegelikult, kui see beebi oleks võinud talle vastu öelda, ei emme, mina olen andnud sulle elu ja mina hoian koos kogu sinu eksistentsi. Kui Jeesus kõndis vee peal, siis mitte vesi ei kandnud teda, vaid tema hoidis koos vee molekulaarkoostist. Sellisest isikust räägib saade, mida me teile edastame oma parima arusaamise järele. Kuid kõige olulisem on põhjus, miks ta sündis. Ta sündis, et meie võiksime uskuda temasse ja et meil uskudes oleks igavene elu. Ta tuli sinu ja minu pärast, et meid lunastada välja meie patususest ja anda meile igavene elu. Armas vaataja, kui sa ei ole kindel oma igavikulises suundumuses, siis järgi koos meiega selle erakordse isiku elu ja me palume, et sinus võiks tõusta nende saadete jooksul üks usk, et Jeesus Kristus on see, kes ta ütles, et ta on ja et su süda võiks temale avaneda sinu igavikuliseks päästeks.